nägid. tere, kallid Youtube'i kanali jälgijad ja teie, kes te olete tellinud kanalit, super tänud teile ja ka klubilistele. Klubilisus tähendab siis seda, et ma panen teile natukene midagi ekstra ja aga täna meil on külas siis Urve Lageda. tervitus, Urve! tere! ja Urvega natukene kõkutasime siin naerda ja rääkisime koertest. ja enne kui üldse mina hakkan sinuga tutvuma, mina ei tunne üldse Urvet, aga sind saatis minule selline naine nagu Lea Adrikorn-Pruuli, kui ma nüüd ei eksi nüüd tema perekonnanimega. on tuttav naine või? Ja on. et huvitav, et Lea tegeleb astroloogiaga, aga räägi meile, kes sa oled, Urve. ja ma täitsa olen siin uudishimulik suur kõrv. Ma arvan, et Lea saatis nagu sellepärast, et meie käime koos astroloogiaühingus ja, ja mina tegelen astroloogiaga 1992. aastast. Mitte küll väga aktiivselt, aga siiski tegelen ja võib-olla ta siis sellepärast saatis sulle, et lugesin seal astroloogia avatud uste päeval loengu koerte astroloogiast. ahah, päris Aga miks põnev. koertest? Miks koertest? Sellepärast, et tegelikult koerad on minu elus olnud siis, no ütleme niiviisi, et 12. eluaastast, kui ma võtsin oma kõige esimese koera ja siis ma olen nagu tänaseni tegelenud nende nii-öelda aretuse, kasvatuse kui koolitusega. Et mul kus on selles kandis, suhtes päris hea elutöö tehtud. kus kandis sa tegeled sellega? Ma tegelikult olen, elan Tallinnas. hmm,? okei, issand, kui huvitav, selles suhtes Tallinn on nagu linn, aga sa toimetad koertega, et mida sa siis teed selles suhtes praegu aktiivselt, sellepärast et su nime taga loeb selline kui MTÜ Koerteklubi Estrellest. mida see tähendab? Tegelikult see tähendab nagu kogukonda, kogukonda koerasõppu. Ütleme, Estrellest on minu nii-öelda kennelnimi või see, noh, tänapäeval öeldakse eesti keeles vahel nagu kasvanduse nimi, aga no ütleme nii, et kennelnimi. ja, aga, aga tegelikult me tegeleme selle koolituse ja treeningute ja, ja inimestega suhtlemisega ja ennem ma tegelesin sellega nagu noh, kuna ma ütlesin, et ma olen nagu kaua aastaid teinud, siis eelnevatel aastatel olen sellega siis veel palju-palju rohkem tegelenud kui täna. mm. Aga jah, saksa lambakoeri aretame ja väga väikses koguses siis ka piigleid. okei, mis koerad sul aga endal on? põhiliselt on kaks saksa lambakoera, kaks piiglit. teate, Urve saatis mulle ühe selle video. oi kui lahe see oli. et räägi, mis seal videos oli. Ma ei tea, mis video ma saatsin sulle. see, kus vaata, nad sööma pidid, selles suhtes hoidsid kontrolli all nad. mis vanuses su koerad üldse on, kuna nad on ikkagi suht suured koerad, vaata, ja siis andsid loa ja siis nad niimoodi hakkasid sööma kõik korraga. No ütleme niiviisi, et kui vanad mu koerad ja on? kui Mul on vanad on? üks kolmene ja üks 3,5 ja teine on 5. Mhm. Saksa lambakoerad. Aga noh, ütleme nii, et koera koolitamisega ma olen ikka tegelenud üle 40 aasta. No üle 45 aasta, et see, ma alustasin, ma olin 12-aastane, mul oli 13-aastaselt juba oma treeninggrupp, kus ma koolitasin teisi inimesi. issand, kui huvitav. kas sul hammas ei hakanud inimeste peale, et sellepärast võtsid koerte koolitamise enda naha peale või? Ei, see oli kuidagi nii, et ma koolitasin ikka inimesi. Ega koera ei saa ju ilma inimeseta koolitada, et noh, sa saad koera ilma inimeseta koolitada siis, kui sa võtad koera enda kätte. Aga kui sa nagu tahad koolitada nagu koeri, siis sa saad neid koos peremeestega koolitada ju. ja kui inimene saab aru, siis ta oskab selle ka koerale selgeks teha. Ja no ütleme nii,
ega tegelikult ma ikka tahtsin sellest palju-palju rohkem teada saada, siis ma läksin, õppisin ikka psühholoogiat ka. selleks, et aru saada, kuidas koerad töötavad ja saada aru, et ega inimeste ja koerte vahel on väga palju psühholoogilisi sarnasusi. mm.. et koer tunneb koera ära küll või? koer tunneb koera ära, no inimene tunneb ka oma inimese ära, onju. jaa. täpselt samamoodi. ja mul ka siin üks koer tunneb ka minu ära, see tahab kogu aeg vaadata aknast välja, mis naabrimees teeb ja naabrikassid teevad. naabril on siin 6 kassi, siis ta hoiab kogu aeg silma peal. tal aga on huvitav. on, ma unustasingi tegelikult veel ütelda teie, kes olete pikemalt siin minu kanali peal olnud, siis Urve kood ehk siis edukuse kood on selline nagu 6, 3, 2, 2 ja 4. ja ma just mõtlengi seda psühholoogia osa siis, et sinu 2 2, mis siin sees juba edukuse koodis on, need tulevad siis arvutuste näol ja sinu elude number on 11 ja kokku liidetult on see 2, ehk siis see viitab sellele ka, et sa oled hästi tugeva intuitsiooniga ja sul on justkui selline kolmas kõrv ja kolmas silm ja sellised tundled püsti, ehk siis sa loed väga hästi inimesi ja üldse ümber olevaid nagu energiaid, sa tajud väga hästi. et siin on nagu nii huvitav, kui sa ütlesid ka, et vaata juba 12-aastaseni, ei, 12-aastasena on ju, 13-aastasena sa juba hakkasid koolitama, eks ju. et sul on väga tugev intuitsioon ja muidugi selline hästi hea armastuse number. aga räägi sellisest sina kui 13-aastane hakkasid koolitama, kuidas see asi sul välja kujunes, et väga huvitav. et kui sa Äh, mäletad seda, et kuidas, kes olid sinu mäletan, inimesed? mäletan, tegelikult tollel ajal olid need niinimetatud Alma Vüü klubid, et noh, võib-olla tänapäevased inimesed ei tea, aga need olid niisugused nii-öelda nõukogudeaegsed sõjalis-sportlikud klubid, kuhu alla siis nagu koerte koolitus ja niisugused asjad nagu kuulusid. no esimene koer tegelikult oli segavereline, aga ma tahtsin hirmsasti saksa lambakoera saada, siis ma sain ka selle saksa lambakoera ja, ja, ja ega minule seda trennigruppi tegelikult ei antudki. me võtsime selle ühe vanema poisiga 2 peale, kes oli siis, ma ei tea, kas 16 või 18, et noh, et ega siis niisugused plikatjertsud ikka täiskasvanud nii-öelda direktori härrasid ikka ei tohtinud ikka koolitada ka niisama heast peast, et Mm. aga kuna ma olin nagu ikkagi väga fänn, ma ikkagi olin nagu väga fänn, ma ikka mulle ikka see, noh, see koolituse pool väga meeldis ja ma sain tegelikult nende inimeste juhtimise ja koolitamisega hakkama, sest see sõbrapoiss, kellega me seda trennigruppi koos võtsime, temal tulid kohe ruttu omad tegemised ja nii ma seda gruppi tegelikult ise üksinda edasi vedasingi kuni eksamiteni välja, Mhm, mida nemad pidid tegema. mhm. aga ja sina, noh, ütleme nii, et elu edasi on nagu läinud, et ma olen tegelikult seda koerakoolitust nagu kogu aeg teinud ja terve, noh, et kui sa räägid sellest edukuse koodist, mida ma siis nüüd nagu väga hästi ei tea, et see mulle ei ole väga uus teema, aga tegelikult inimesi nagu nii-öelda juhtinud ja koolitanud koerte juurde olen ma siis nagu minu meelest oma terve elu on see, olen seda missiooni täitnud. aga see, mis sa rääkisid, õigemini Lea siis juhendas või juhatas mind sinuga kokku, vaata, et siis astroloogia. miks sa hakkasid seda astroloogiat uurima just koerta, no see, et sa koerte astroloogiat muidugi, see on okei, sellest ma saan kõigest aru. aga kas sa vaatad siis ka ainult, kas sa vaatad ainult koerte astroloogilist kaarte ja neid tähendusi või sa vaatad siis ka selle omaniku oma, et kus sul üldse see idee tuli, et see on ka nagu hästi huvitav. Tegelikult see ongi ka täiesti nagu omaette story, et kunagi ammu-ammu, aastal ma arvan, olin mingi 90. et noh, see on tõesti väga ammu. võttis minu ühe tuttava pesakonnast kutsika, no see oligi 90, 92 võib-olla sinna, üks inimene, kes oli astroloog Mm. ja, ja tema valis seda kutsikat ja tegi siis igale kutsikale kaardi. kirjutas igale kutsikale juurde, et see on ketikoer ja see on luustikult haige ja see on rumal koer ja ma ei mäleta, ühesõnaga mul on see paber siiamaani alles. ahah. ja siis mina mõtlesin, et ohoo,
kas tõesti võib koerte kohta niisuguseid asju teha. Ja kuna mul nagu see huvi astroloogia vastu oli olemas, siis ma vaikselt hakkasin nagu vaatama ja nii et 92. aastast hakkasin ma siis nagu ise nendel astroloogia kursustel käima. Mhm. Ja see ei olnud nagu ikkagi, tegelikult ma olen ikka inimeste kaarte rohkem teinud kui koerte oma. Et see ei olnud nagu niiviisi, aga ma hakkasin, noh, koerte ja inimeste vahe on nagu selles, et kui ma inimesele kaardi teen, siis ma saan kogeda ühte inimest kes sündis sellel kellaajal, sellel ajal. Kui ma teen Mm. koerakaardi, siis mul on, ja kui ma võtan nagu terve pesakonna, siis ma saan teha kaardi pesakonnale, mis tähendab nagu seda, et koera eluiga on niisugune 10-14 aastat. Ma saan tegelikult tagasiside, et kas see, mis ma kaardis näen, kas see tegelikult jookseb koeraga kaasa. Et Mm. see asja kontroll on seal nagu nii-öelda suhteliselt lihtne. Kui sa jääd nende inimestega suhtlema, ehk nagu mina ütlesin, mina tegelen koolitusega, eks ju, ma suhtlen oma kutsika omanikega praktiliselt terve nende elu. Noh, Mhm. niikaua kuni see, nagu see koer seal on või ühesõnaga, mul on päris palju tagasisidet nende koerte kohta ja ja siis hakkas nagu tekkima nagu niisugune moment, et kui sa vaatasid, et noh, mingites pesakondades jooksid, noh, et näiteks mõni pesakond oli näitusel väga edukas või spordis väga edukas. ja sa said nagu vaadata, et aga missugused planeedid siis selliseid seiuse annavad ja kui palju sa selle ise välja loed. Mhm. ja, ja noh, ütleme niiviisi, et ka need negatiivsed asjad, et noh, näiteks alguses oligi nii, et keegi ütles, et tal jäi koer auto alla Mhm. ja ma läksin kohe ja vaatasin kaardist järgi, et, et kas see seis, mida mina arvasin, et seal sees on, et kas see on, see tegelikult oli. ja see oli tegelikult hästi huvitav periood, sellepärast et ka näiteks oma selle eelviimase saksa lambakoera, kes on nüüd nagu 12-aastane, tema nimi on Vertex, mis astroloogias tähendab nagu saatusliku taaskohtumise punkti. Ja valisin ta tegelikult sündides, ei valinud nagu kaardi järgi, valisin nagu sündides. Ja nimi tuli ka nagu automaatselt. Ja aga tegelikult ja no ütleme nii, see oleks nagu tõsine business, eks ju, vaata, kui sul on nagu pesakond kutsikaid ja ütled, see on näitusevõitja, see ei ole, sellega ei ole midagi teha ja et sellel on sihuke pere ja sellel on sihuke pere. see tegelikult sa saadki seda teha, sa tegelikult saadki seda, aga ütleme natukene siin on nagu see, et iga inimene, kes võtab kutsika, ta ostab ta nagu lotopileti Mm. ja tal on ootused ja sa tegelikult ei saa ütelda, mis selle koera elus võiks nagu juhtuda või mis see nagu täpselt on. no ütleme näiteks võib-olla lihtsamaid asju, et kui sa võtad nagu päikese kuumärki siin, et noh, näiteks kalade koer, see tähendab, et ta on nagu pereühendaja. aga noh, talle kehtivad samamoodi kõik teised 10 märki samamoodi, et noh, tegelikult saab ära vaadata terviseprobleemid, saab ära vaadata energia, saab ära vaadata, noh, päris tihti ka selle saab vaadata, et kas see koer sobib sinna perre, sest et hästi tihti esinev küsimus on see, et kas see on nii-öelda jumalik ettemääratus või vaba tahe. Inimeste kohta astroloogia puhul alati küsitakse, et kas see on ettemääratus või see on vaba tahe. Aga koera puhul on nii, et see koera puhul küsid sa seda teistmoodi. sellepärast, et koeral nii-öelda vaba tahe puudub, see vaba tahe on tema peremees. Mhm. noh, et tema satub sinna perre ja nüüd, kuhu perre ta satub, sellest kujuneb tema saatus.
kas sa vaatad, et ja tegelikult teda saab nagu muuta. kas sa vaatad nende, ütleme, kes siis sinult on nüüd ostnud kutsikad endale, kas sa vaatad selle perekonna või siis ütleme, ma ei tea, kes see võtab, naine või mees näiteks, ka tema astroloogilist kaarti või ei vaata? ei, ei, ma ei küsi seda kunagi. Ja tegelikult, mida vanemaks ma olen saanud ja mida rohkem on neid kaarte vaadanud, seda vähem ma nii-öelda üksikkaarte vaatan. Mm, Sest et tegelikult noh, ütleme nii, et on olemas need head inglid ja halvad inglid. mm, Me tahaksime näha neid, ainult neid häid ingleid ja me ei taha neid halbu ingleid näha. ja siis on mingis taustas on parem, kui see on nagu, no et sa ei tea, mhm. eks Jah, ju, mingis taustas on. See on nagu see, et sa ostad selle lotopileti ja siis sa saad, ta avaneb teadlik, sulle, jah. just ta avaneb sulle eh, no nii-öelda elu jooksul ja niiviisi, eks ju, et aga no küll saaks ja muidugi saaks. Sa saad tegelikult ära valida selle võitja ja tipu, aga, aga kui te mõtlete selle peale, et mitu hingekoera on inimesel elus ja võib-olla sa pead tegema kümneid ja kümneid ja sadu kaarte, et leida üles see õige hingekoer. Hm. Aga kas sinu käest saab näiteks tellida oma koera või ma ei tea, kas sa teed kasside kohta ka või? tead, ma arvan, et ma ei ole kassidele teinud, aga kui ma viimane kord seda lemmiklooma astroloogiat lugesin, siis oli seal väga palju kassiomanikke ahah. ja, ja, ja siis, kui ma kirjeldasin neid sellise tähemärgi koeri, siis need kassiomanikud tundsid oma kassid sealt väga ära. nii Mhm. et ma arvan, et see kehtib nagu kassidele ka. aga ütleme nii, et koertega tegeletakse rohkem ja koertega on nagu paljud asjad on nagu teistmoodi. et tegelikult nii on küll, et kui sa oled sellele koerale kaardi teinud, siis sa tegelikult sa juba tead, millisesse perre ta läheb. Mm. et kui sa oled nagu ette teinud, eks ju, aga vahel teen ette, aga vahel teen nagu takkajärgi ja vaatan, et kas intuitsioon oli nagu sama. noh, Mhm. et kas see kehtis, et ka päris tihti ma ei taha nagu seda ennem ära, noh, kuidas ma ütlen, et ma ei taha eelarvamusi tekitada, sest mul on nagu olnud eelarvamusi. ma olen teinud näiteks ise ühe pesakonna äh, hästi, hästi, hästi tugeva potentsiaaliga sportkoera võiduks ja vaatasin, et üks kutsikas seal on, no kes on natukene, kes oleks nagu suur spordikoer Mm. ja ma jätsin sealt pesakonnast endale ka kutsika ja, ja, ja tegelikult minul ei olnud oma koeraga aega tegeleda, et sellest ei tulnud sellepärast suurt spordikoera ja tegelikult ei tulnud teistest ka, kuigi nagu potentsiaal geneetiliselt oleks võinud olla lihtsalt suurepärane. Mm. et noh, see on nagu kuidas kunagi, et sa tegelikult, et sa saad, aga sa parem kui, noh, paljudel juhtudel on parem, kui sa, et sul on nagu nii-öelda, et sa oled nagu avatud, et sa ei pane endale programmi ise peale. Jah, selles suhtes küll. ma veel mõtlen seda, et aga astroloogias on ju vaja kellaaega ka, on ju, vaata, kui see on sinu enda pesakond, siis sa saad ju täpselt kellaaja sealt kohe ju aga kätte. koeraomanikel on kalduvus alati kirjutada oma koerte sünnikellaajad üles. okei okay. see on nagu, mina ei tea, noh, ütleme nii, et 50 aastat on inimesed iga kord, kui kutsikas sünnib, kirjutavad ülesse ja et mis kell ta sündis. Mhm. ja et see on nagu selles mõttes hästi huvitav ja tegelikult ütleme nii, et kui me võtame nagu inimeste puhul, siis inimesed nagu arvavad, et neil ei ole võimalik oma esivanemaid nagu näiteks astroloogilist sidet vaadata sealt, aga tegelikult on kirikuraamatutes igal pool sünnikellaajad olemas. et nägid. see on tegelikult, et sa saad nagu teha nagu suguvõsa astroloogiat ka täpselt sama hästi. aga, suht aga mitu pesakonda sa oled kasvatanud koeri? palju. Ma ei oska ütelda, kui sa teed ühte asja 40 aastat, siis seda on palju.
ma mõtlen seda, et aga kuidas, issand, ma nüüd täitsa nagu lihtsalt uudistan seda, et kui sul on nüüd pesakond kutsikaid, on ju, ja siis tulevad siis nende esimesed kutsikate soetajad. Kas sa mäletad seda tunnet oma esimese pesakonna nagu ärajaotamisega? kas sul, kas nutsid, oli südames tühjus, oli selline või mis tundega sa nüüd sa, kui sa ütleme nii, et ajaga mm. see tegelikult muutub. See ajaga muutub. Et ütleme nii, et ega kutsikate saamine, kasvatamine, see on hästi suur töö ja tegelikult noh, ütleme nii, et hästi tihti saavad nendest inimestest sõbrad. Noh, muidugi, kui nad lähevad sulle Eesti erinevatesse kohtadesse ja mõningatega sa ei kohtu nagu mitte kunagi enam. Mm. Aga noh, kui ma noorem olin, siis ma ikka, no mul oli kohe niisugune missioon, ma käisin ikka vaatasin, kuidas nad kuskil elavad. Nüüd noh, lihtsalt ei jõua, elu on teistsugune. Sa praegu ka siis aretad, kasvatad koeri, ma isegi ei tea, kuidas küsida, et kas sul tuleb ka pesakond kutsikaid kord aastas või kas sa tegeled sellega või sa tegeled ainult koerte koolitamisega? No mul on ikka riigitöö ka. No nii, räägi, Urve, mis sa teed? Ma ei tea, ma töötan Päästeametis. Assa Maita, no nägid siis. Vau, ja siis sul on saksa lambakoerad, nagu ma aru sain. Just. Sõdur. nii et ma olen nagu tegelikult ikka neid teenistuskoeri päris noh, palju, pikka aega. Ma arvan, et ma olen kõige vanema staažiga ametikoerte koolitaja. Okei, ehk siis need politsei ja tolli ja sellised koerad tulevad ka sinu käe alt? Politsei omad täna ei tule, aga vanasti piirivalvekoerad ja noh, tollikoerad ja niisugused on, ja ma olen neid kõiki koolitanud. Issand, kui huvitav. noh, selles suhtes ka, et kui sul on saksa lambakoer on sinu selline lemmik tõug, nagu ma aru saan, siis sa juba tunned täpselt seda iseloomu, on ju, kuidas seda kasutada. jah, aga et sa pead nagu seda geneetikat nagu teadma, et kust mida saab, et sul oleks nagu lihtsam seda noh, ütleme neid eesmärke täita, mille jaoks neid koeri võetakse. Mm. aga, aga tegelikult ütleme, see koerakoolitus ei ole tegelikult koerakoolitus, see on tegelikult inimese koolitus. Inimene, ütleme, see on nagu niisugune püha kolmainsus. mina räägin inimesele, inimene räägib koerale. Mhm. Mina vaatan koera, vaatan, kas ma olen nagu, kas on õieti või valesti ja räägin jälle inimesega. et näitan ette, kuidas seda tehakse ja, ja ütleme niiviisi, et see on koostöö. kui Mhm. üldse saab olla koostöö, siis sul peab olema koostöö selle koerajuhiga ja, ja koerajuhil peab olema motivatsioon oma koera noh, nii-öelda koolitada selliseks, nagu ta tahab. Koer, noh, ma ei oska isegi ütelda, aga see on ainult fantaasia küsimus, mida koerale kõike on võimalik õpetada. See on Mhm. nagu mis sul iganes pähe tuleb, siis tegelikult on koer nii voolitav materjal, et ta võib teha nagu sinu heaks mida iganes. okei, aga siin selline küsimus ka, kas on mingisugune vanus siis koeral, no näiteks mis vanuses koera enam ei ei ole, saa koolitada, ükskõik mis ei vanuses ta ole, ei ole. Selle kohta kehtib niisugune reegel, et mm, õppimine on tegelikult kohanemisvõime. Et kui me oleme näiteks me oleme ise mingid 90-aastased, me peame ikka kohanema. on. Mm, Me õige. peame ikka kohanema, ja see on nagu elu osa. õppimine on elu osa, see on kohanemine, see on muutuvate oludega kohanemine, olukordadega kohanemine, see ongi õppimine. ja sellepärast ei saa rääkida, et kui me oleme nüüd 70 aastat või 80 või 100 aastat vana, et siis me mitte midagi ei õpi. Me kohaneme ju kogu aeg. Mm. Iga päev toob elu meile uusi arenguid, uusi õppimiskohti ja, ja see ongi, mina ütlen, õppimine on tegelikult kohanemisvõime.
issand, see on nii huvitav. minu see, noh, ma kutsun memmeks need, kes on pikemalt sul mul Youtube'i kanalil, siis ma ikka teen selliseid metsajalutuskäigu videoid ka, kus mu memm lohiseb mul järgi ja sätib oma navigaatorit, ta vahepeal ei kuule ja ei näe ja vahepeal kuuleb nii erksasti, eriti siis, kui ei ole vaja kuulda, siis ta kuuleb. et sellised söögipakkumised ja siis, kui keegi luusib seal niinimetatud meie metsas, siis ta ka kohe kuuleb nii teraselt, et siis tal on selline rallikäik sees kohe. minul on siis Yorkshire Terrierid, siis kas oota, kas sul on mingeid eeliseid ka siis, mis tõugu koer peab olema, sul ei ole nagu vahet, tullakse erinevate tõugudega koertega või oled sa ei, spetsialiseerinud? ei, see ei ole. No ütleme nii, et no ma olen eluaeg rohkem koolitanud suuri koeri, Mhm, sellepärast et ma lihtsalt olen nende inimestega rohkem tegelenud, sellepärast ma olen nagu suuri koeri koolitanud. aga ega seal vahet ei ole, kas sa koolitad, noh, ma ütlen, see kohanemisvõime on ju nagu kõikidel olemas, eks ju. lihtsalt osad tõud, me peame rääkima, neil on oma aretus või kasutuse eesmärk ja kui tal on need geenid, neid geene rohkem aretatud, siis need asjad tulevad talle lihtsamalt. mhm. Nagu taks näeb tänaval sillutises auku, ta poeb sinna sisse, eks ju. aga proovi sinna saksa lambakoera ajada. noh, Mhm. et see on nagu see, mis on noh, geneetika või kohanemisvõim. ja, arusaadav. mul tuleb praegu vägisi selline, noh, mina ei ole mingi nagu selline koolitatud koerte nagu koolitaja või ma ei tea, kuidas, mitte koolitaja, ei, kuidas ma ütlen. mul on ka, treener. ja mul on omad reeglid koertel, et mul on kolm Mhm. Yorkshire Terrieri ja terrierit ja siis ma mäletan üks tuttav, kellel oli ka alguses kolm neid ja need kogu aeg haukusid. ja siis ma vaatasin teda siis kurja pilguga ja siis ma ütlesin, et aga see on sinu probleem, et nad hauguvad. Ei, kuidas siis niimoodi saad aru, see on selline tõug. Ma ütlesin, et ei, sel tõul pole mitte midagi viga, minu koerad ei haugu üldse. noh, nad hauguvad küll siis, kui ma luban neil hauguda, aga niimoodi, kui keegi tead tuppa tuleb, et ja siis ma mõtlesin ka, et oi, kuri Mart, et ma olen vist liiga kuri, vaata, et mul koerad ka niimoodi kohe ehmuvad. et aga samas noh, kui nad näevad mind või tõstan kätt näiteks, mul mees tõstab sõrme, siis on rahu majas, kõik vaatavad, kuidas olukord on. kõik keskenduvad. ja kõik keskenduvad ja ma mäletan, kui te oleksite ainult näinud seda Urve videot, mis Urve saatis mulle ka. aga no ma kujutan ette, sul on palju neid videoid ja kõiki asju, nii nagu sa ütlesid, millise ma saatsin. kolm suurt koera lihtsalt vaatavad Urve poole. Urvet ma ei näinudki seal videos, aga siis nii kui Urve andis loa, siis kohe nad kukkusid sööma seal järjest, et siis ma vaatasin, oo, see on minu tass teed juba. et ma polegi nii kuri inimene. muidugi söömisega ma ei oska nii hästi, ma tean, ma pole vaeva näinud. aga seda, Tegelikult on see, jah, segasin nüüd korra vahele, ei aga räägi, räägi. tegelikult on see niinimetatud reeglite kehtestamine. see on nii, nagu sinu koerad tegelikult käituvad sinuga ühtemoodi, Mm, sinu elukaaslasega teistmoodi. mm, sellepärast, et nad teavad, kuhu nupule vajutada mhm. selleks, et saada. see on seesama ellujäämine, millest me ennem rääkisime, eks ju. et nad teavad, kuidas saab, see on see loodus, ütleme nii, koeral tuleb inimese koolitamine oluliselt paremini välja, kui inimesel koera koolitab. Ah, jaa. Sest koer teab alati, kuhu nupule vajutada. selleks, et sinu südamest ja peost ja suust kõik need asjad kätte saada, mis ta tahab. tead, see et me, meenutab, me alahindame, me alahindame seda koera tarkust. Nad oskavad meid suurepäraselt ära kasutada ja suurepäraselt koolitada. ja siis, kui nad vaatavad sulle niimoodi otsa, saad aru, kogu aeg niimoodi pea liigub ja silmad püsivad kogu aeg just, tuleb see mediteerimine väga hästi. ja selline suumib sind täiega, just sõi, aga just, räigelt on kõht tühi. et just, teie ka, just, kes te just. praegu kuulate ja kellel teil on kassid või koerad, et ka kommenteerige siia, et kuidas teil nendega seal lood on, et kui kõvad koolitajad olete või lasete neil karjuda ja mida iganes teha. mina ei ütle, mis on õige, mis on vale, aga minule meeldib, et koer kuulab mu sõna. et mul meeldib ka nendega seal hullata ja teha igasuguseid lollusi, aga kui ma ütlen, et nüüd on nii, siis on nii. et, et aga noh, inimesed on tegelikult erineva temperamenditüübiga, erineva nõudlikkusega ja kui me räägime nagu, et noh, peremees versus koer, et millal siis need peremees ja koer ei ole omaga rahul, siis mm, kui nad satuvad, kui nende vajadused on väga erinevad. mm, kui üks on temperamentne ja teine on väga laisk
või flegmaatiline või vastupidi, eks ju, et omanik on niisugune väga punktuaalne, täpne, korralik ajagraafikus ja siis see koer on niisugune pöörane turasell, siis tekivad seal nagu probleemid. Et see on koht, kus vahel võiks teha endale uurimustöö ja mõelda, mi-, mina, kes ma olen selle tähemärgi esindaja, milline koer mulle sobiks. mm,. et, et noh, et ütleme praegu siin jäära, jääraaeg, eks ju, siis ütleme jäärakoer, tugev, jõuline. ma päris tihti küsin, et millal sünnivad hundikutsikad, kas te teate? Jäära tähkujus siis. Just, kui just. sa sellest millal räägid. sünnivad kitsetallad? millal kitsetalled sünnivad? ma ei tea, lamba aastal. kitsetalled sünnivad sõnnis, maikuus, juulis, sõnnis, jah. on ju, eks ju, meil jänesed sünnivad, jänesepojad. Issand, ma tahaks kohe märts ütelda millegipärast. Nad sünnivad aprillist septembrini. jänes toob 4 pesakonda aastas. Aa, ei tea, no issand, metsajänes ma pole muidugi. kunagi mõelnud selle peale, vaata kui huvitav. okei okay.. et, et see nagu näitab, et just ütleme, et ega need tähemärkide nimetused ja värgid tulevad ka mingitest omaette taustadest, aga jah, et seda tasub nagu vaadata, et ma tahan endale väga uhket ja ilusat koera, ma võtan lõvi. ma tahan, et mul ei ole kunagi koeraga probleemi, et ta sõna ei kuulaks ja tuppa pissiks ja nii ja puu, ma võtan neitsi. mm, -hmm. issand, kui huvitav, siis peaks vaatama nagu pesakonda, et kellel on sellel tähtkujus siis nagu see sündinud tegelikult ei ole isegi pesa, no ütleme, seal tuleb nagu kuude lõikes vaadata, mm. eks ju. Ma saan aru, ma et saan aru. eks ju, et ma tahan ma tahan nagu koera, no meil on siin näiteks kodus ebakõla, et ma tahan, et see koer, kelle me võtame, ühendaks meie pere. ma võtan kalade koera. no me oleme sinuga Urve ju nii head, on ju. just, just. ma olen nüüd ka meil, kalad, ma olen ka kalad just, sa oled ka just, kalad, nüüd me jooksime oleme koos. nii head just. et tegelikult see kalade koer, vot see kalade koer on tegelikult niisugune, et tema ongi intuitiivne. tema tuleb, tema on teraapiakoer. tema tuleb, paneb sulle nina põlve peale ja võtab sult ära sinu pinged. tema ongi see niinimetatud ühendaja, pere ühendaja, ravitseja koer. et see on see kalade märgi koer, eks ju. otsepidiselt see veevalaja, kes soovib kogu aeg vabadust, võib teha igasuguseid krutskeid ja on väga ettearvamatu. aga selles suhtes nendega on huvitav. vot, nägite, Urve räägib nüüd teist siin praegu veevalajad, et kui teie olete siin veevalajad, kirjutage ka, et mina küll ei ole krutskeid täis vaat nüüd kuule, vaatame. aga räägi mulle veel natuke mu sellest edukuse koodist, ma olen ise ka et mis mu numbrid tähendavad seal? sinu numbrid tähendavad sellist asja, et no kuna sa oled 15 päeval sündinud, siis vaata siis edukuse kood tuleb kokkuliitmisel ehk siis sünnipäev liidetakse kokku, sünnipäev ainult, siis sul tuleb kuus, on ju, siis sa oled märts, nii nagu minagi, järgmine number on sul 3, siis liidan aasta kokku, siis tuleb sul 2 ja siis 4. number on elude number ja viimane number tuleb siis, kui kõik need 4 eelmist kokku liidan, tuleb 4. ja mina ütleksin niimoodi, et sina oled hästi selline mm, sa oled väga intuitiivne, ehk siis ime, et sa üldse koertega tegeled, sest see tegelikult vajab hästi head intuitsiooni ja seda intuitsioonivärki ütleb mulle siis need 2 kahte ja ütleb ka 4 ja sa oled hästi selline tööhoolik. sinu aasta lõpunumber on 4 ja sinu edukuse koodi lõpp on ka 4, see tähendab seda, et sa võtad hästi palju vastutust ja sa oled sõnapidaja inimene. Urve täna kusjuures juba helistas mulle ühe korra ja on saatnud mitu sõnumit, et kuna ta on ikkagi sõnumit, ta on mulle andnud lubaduse, et täna kohtume, siis ta oli juba päeval aeg-ajalt mures mingi hetk, et kas me ikka täna kohtume. näed, see number 4 kohe hakkas nagu tööle ja väga armas selles suhtes. ja see 4 tähendab seda ka, et sa võtad aeg-ajalt liigselt koormust, sa oled ülekoormatud, liiga palju tööd ja siis, kui sa midagi oled lubanud, siis 0-4 sa sellega ära teed ja arvatavasti oled ka selline nagu töönarkomaan, et tõmbad ennast aeg-ajalt ribadeks
ei oska puhata. sest see number 3, meie märts siis, meie, sinu ja minu märts ütlevad siis sellist asja numeroloogias, et sul on raske tasakaalu leida pere ja kodu vahel, ehk siis kui sa oled tööl, siis sul on aeg-ajalt tunne või tunned ennast süüdi, et sa kodus teed liiga vähe, või kui sa oled kodus, siis sa jällegi mõtled, et tahaks tööl olla, tahaks tööasjadega tegeleda ja nii edasi, et kogu aeg see meie kalade tähemärk on see, et kes kogu aeg nagu otsib kohta, kogu aeg tahaks kõigega ja samal ajal igal pool olla, aga me ei suuda ja siis me tõmbame ennast lõhki, võtame tohutult koormust ja siis on ka see, et meiesugused sinuga siis kalad, me tihtipeale võtame endale ka nõrgemaid mehi või siis isegi kui mees elukaaslasena on tugev, siis me ajapikku lihtsalt paneme talle seeliku selga ja endale paneme püksid jalga. Mhm. noh, väga läheb täpp, huvitav, läheb täppi. väga huvitav. Läheb, 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 näid. läheb. Ja siis see number 6, mis tuleb sinu 15-st, tähendab seda, et sa oled tegelikult väga kodulembeline, sa tahad, et kodus oleks kõik korras, sa oskad inimestega ümber käia, sa oled väga hea selline psühholoog, sotsiaalne, sa oled ka väga terapeudiline, sul meeldib külalisi vastu võtta, sa oskad tuju üleval pidada, mida noorem sa olid, seda suurem flirtija sa olid ja nüüd sa oled lihtsalt selles suhtes flirtimine tähendab ka seda, et sa tuled kõigiga toime, väga hea diplomaat oled ja sul on tegelikult südames on suur soov, siis ütleme nende 6 ja kahtedega, mis sul siin on, siis see, et kõik tuleksid kõigiga toime ja kõik saaksid kõigiga läbi. et see on selline sinu südamemissioon ja sa oled väga hea inimeste ühendaja, sa oled justkui see, et ma arvan, et ükskõik, mis riiu olukorrad kuskil on, ka lapsena, kui sa oled tundnud, et kodus on õhk paks, siis sa lihtsalt tundsid vajadust, et kiiremas korras see õhk enam ei oleks nii paks, et tegid kõik selleks väikse tüdrukuna juba ka koolis ja kõik muud asjad, miks sa ühendad siis koerteomanikke ja ka koeri, et nad saaksid üksteisest paremini aru, sellepärast et justkui sinu elu missioon on see, et kõik tuleksid kõigiga toime ja kõik saaksid, kuidas ma ütlen, telepaatiliselt teineteisest aru. see läheb väga täppi, see läheb väga täppi. nägid? kohe väga läheb täppi, jah. ma tõepoolest tegelen sellega, noh, palju, just nende asjadega. jah, ma arvan ka. ja siis noh, kui veel rääkida igasugustest põnevatest asjadest, siis oled sa küüsis olnud mingite sõltuvustega. seda ütleb sinu sünnipäev number 15. ehk siis selleks, et sind nüüd mitte väga maha teha või sulle haiget teha või mitte, sa ei pea mitte midagi siin rääkima, arvesta sellega, sellepärast et me oleme väga avalikkuse ees praegu. et sa just, ei pea midagi rääkima, tuletan meelde, et me oleme eetris. just, see ei ole otsesalvestus, aga sa ei pea midagi ütlema. ainukene üks asi, mis ma tahan ütelda, mul on ka 15, aga mul ei ole siin sünnipäevas 6 ja aastas. mul on see seal minu sünnikaardis on 15 ja väga olulise koha peal ja sina oled sündinud 15. ja see üks selline asi, mis ma arvan, on sul ka täiesti raudpolt, on selline töönarkomaania. ehk siis sa tunned kogu aeg justkui automaatselt sellist tunnet, et sina pead tegema selle ära ja kui sa näed, et inimesed nagu kas ei saa hakkama või siis vajavad abi, ilma et keegi sult abi küsiks, sa juba tormad ja sa teed. sul on kogu aeg selline tunne, et sa pead aitama, sa pead tegema. sa ütlesid Päästeametis veel töötad ka, telefoni otsas. just. ei, päästad ei sõna otseses tööta mõttes. ei, ei. ma koolitan ikka koeri, oota, Päästeametis, mis sa teed Päästeametis? koolitan koeri, aa, inimesi. okei, jaa, ma kujutasin ette, et sa veel vau, issand, kui huvitav. jah, ehk siis see on hästi huvitav, selline ka maagiline number, see 15. noh, mis ma ütleksin ka, ma et arvan, et see, võib-olla see 15 on niisugune nagu astroloogias on Neptuun, et see, no need on, nimetatakse suured koerad ja hobused, et see on niisugune sõltuvuste, Neptuun on nagu niisugune sõltuvuse märk, et seal võivad olla igasugused asjad, et see ei tähenda nagu, noh, loomadest meil tegelikult ongi ju sõltuvus ka. mm. no Need, mina, need inimesed, kes on tegelikult nagu ikka loomi pidanud, nad on loomadest sõltuvad. Nad ei saagi nendest lahti tegelikult. noh, seal on ka kaassõltuvus ka inimeste suhtes, et see, et noh, mida mina jällegi siin üks klient ütleski, et mis tähendab kaassõltuvus. ma ütlen see, et siis, kui sa oled, elad kellegiga koos, siis sul on kogu aeg nagu vajadus teha tema eest mingid teatud asjad ära, kuigi sa ei pea tegema. sa lihtsalt tunned endal seda vajadust ja no sõltuvusi on palju igasuguseid vingeid ja lahedaid. just, ja just, just. üks vingemaid on töösõltuvus.
et sellised, ma kujutan ette, et Urve, sina ka võitled sellega, et võiks lihtsalt jalad panna seina peale, aga ei oska, et kogu aeg sipelgad on püksis ja kogu aeg peaks midagi tegema. nii ütlevad mu lapsed. Ah. ja minu lapsed ütlevad kogu aeg mulle niimoodi, et emme, kõik ei ole robotnaised. ma ütlesin, et ah, tõesti, tõesti või? mul on kohe, nii kui mõte tuleb, kohe tuleb tulistada, aga ma pean kogu aeg õppima, et rahune, rahune, rahune. jah, ja mul on ka seda osa on mul ka. jah, no see ongi kõik see 15 ja see 15 tegelikult viitab ka sellele, et kuskil sinu suguvõsas, kuskil minu suguvõsas on tegeletud musta maagiaga, aga meie sinu selline noh, kuna mul on see seal sünnikaardis on ju, aga sul on kohe sünnipäevas ja see viitab sellele, et meie peaksime just olema sellised, nagu me oleme, ilma maskideta, ei valeta, ei võltsi, vaid me lihtsalt aitame inimesi sõna otseses mõttes sellised, nagu me oleme. Vahest ütled mingi plärts, mingi lause välja, aga sada, samas südames sa tegelikult hoolid sellest inimesest. ja noh, saad aru, ilma maskideta, mis mina ütlen ka, et ei ole selline Gucci-Mucci Versace on ju, kõrged kontsad ja ma ei tea, mis hupi-pupi, aga lihtsalt me oleme sellised klassikalised Eesti naised ja me oleme väga siirad. tavalised. jah, tavalised. et siis, kui paneme video kinni, siis paneme kummikud jalga ja lähme koera kakat korjama. vot just. sellised vot ja no vot ja siis issand jumal ja tegelikult me selle Leaga oleme ka selle Leaga ja Leaga oleme teinud ka siis numeroloogilist ja astroloogilist siis kokkusobivust. Me tegime siin ühe video ja meil oli siis tuli veel ka paar plaani, et mina vaatan kui nagu numeroloog, tema vaatab kui astroloog. et siin sügisel tuleme ühe asjaga välja. tegelikult minu meelest on kõik need nii astroloogia kui numeroloogia on nii huvitavad ja nad Nad toetavad. on nii väga omavahel seotud tegelikult. absoluutselt. On nad nagu väga omavahel seotud. et, et need astroloogias needsamad numbrid näitavad ka sama, noh, päris tihti samasuguseid asju. Mm. jaa, aga mul oli üks mõte, mitte mõte ka. oota, kas sa praegu kasvatad või aretad, ma ei tea, kuidas seda õigesti küsida, küsi aga nii, nagu sa küsid. jaa, arendad neid saksa lambakoeri ka või? Ja mul on saksa lambakoera pesakond ja piiglipesakond. nii et mul ikka üks-kaks pesakonda aastas on, vahel kus, rohkem. kus kohas sa neid kutsikaid, kas sa reklaamid või siis juba sinul on järjekord, niimoodi aastatepikkune järjekord? ei, tegelikult ikka peab reklaamima, ah ikka soo. peab. no need inimesed, no kes on ostnud, need tulevad, ostavad järgmise ka, aga tavaliselt ka inimesed pöörduvad nagu, et kuule, Urve, kas sul on seda seda tõugukoera? Mm. ja noh, meil tegelikult ei ole, meil on tegelikult nii, et peres meil on igaühel on oma tõug. et mul 3 last, siis üks kasvatab Šveitsi valgeid lambakoeri, teine kasvatab Tšehhi ehk Boheemia lambakoeri ja, ja, ja poeg siis nii-öelda tema ei kasvata, aga temal on siis ka saksa lambakoer ja minul on saksa lambakoer. väga huvitav. Nagu, nad on kasvanud koos koertega ja ega see on ju jäänud neile külge. noh, eluaeg oled koertega koos olnud, siis ikka aga jääb külge. näiteks selline küsimus. tead, kui naljakas, Urve, on nüüd üks asi, ma kohe sulle räägin. ma olen selline väike universumi tädi ka, mitte väike, aga päris tõsiselt, et ma alati otsin seoseid, et miks mulle mingisugused teatud inimesed satuvad minu podcast'i. et kui keegi Mhm, midagi mulle pakub, sest mul on ju ka oma elu, tavaline elu on ju, mhm, no ei ole, minu elu ei ole tavaline, nii nagu sulgi ei ole, mitte kellelgi meil ei ole tavaline elu. meid mhm, kogu aeg justkui nagu juhatatakse, tead, meil elukaaslasega oli üks selline jutt, et me elame nagu oma majas ja et me mhm, võiksime võtta õue koera. ja kunagi, kui ma olin väike, siis ma mäletan, isal oli saksa lambakoer. ja siis ma olen mõelnud, tema on ka mõelnud, aga no kas me nüüd kohe seda võtame ja nüüd sina tuled mulle külla siia ja siis mina ju ei teadnud sinust eriti midagi, selles suhtes ma tean, et mhm, sa tegeled koerte astroloogiaga, nüüd sa räägid siis saksa lambakoerast. siis mina küsin sinult, selline koerte teadlane nagu sa oled, kui on oma kodu ja mhm. tahaks koera, kes sobiks õue, aga kes oleks siis koduvalvur ka ja kes siis ei vajaks, tead, nii nagu näiteks Yorgid tahavad ju toas magada või et nendel see ei ole seda aluskarva, aga kas saksa lambakoer, et millised tingimused temal peaksid olema, et millised koerad üldse Öö, sobivad õuekoerteks? no ütleme nii, et ega saksa lambakoera roll
sajandi jooksul on ka tegelikult väga palju muutunud. mm, et kui ta vanasti oli suur sõdurkoer, siis tegelikult ütleme, täna ta on ikkagi väga palju suur lemmikkoer. mhm, et, ütleme nii, et külma ta ei karda, aga küll nad tulevad sul, noh, see sõltub nüüd siis sellest, missuguseid reegleid sa ise kehtestad, aga nad tulevad ikka ka tuppa ja panevad sulle pea põlvede või jalgade peale ja magavad su jalge ees. no ütleme, kui saksa lambakoeral on võimalik olla, ta ei lase sind mitte kuhugi. ta, ta on kogu aeg sinu juures, ta tahab tegelikult inimese kõrval olla, mhm, eks ju. et kui sa õpetad teda algusest saadik, et ta elab ainult õues, siis ta, noh, ta harjub sellega ära, see on, need on tema reeglid, noh, need on need reeglid. mm, aga kui sul on niisugune perekoer, siis need ikka päris tihti ikkagi, ütleme nii, selles mõttes on ikkagi toas, et sa ise oled toas, siis nad on ka toas, sest nad on ju pereliikmed. mhm, aga kui sa kehtestad endale reeglid, et nad elavad õues, siis nad on väga nii-öelda kohanevad. mhm. aga aga näiteks, külmakartust ei ole ja mingit hullu karvaajamist ka tegelikult ei ole. okei. Ma tean, et see kuldne retriiver, siis see ajab tohutult palju karvu. vot mina ei tea, kas kuldne retriiver ajab tohutult palju karva, aga nad on ikkagi tõuti nagu erinevad. ja, Mhm, ja nagu ma veel kord ütlen, sa pead valima oma tähemärgile sobiva koera ja kui see on sulle sobiv, siis sul ei teki seda nii-öelda huvide või vajaduste konflikti. mhm, ja noh, ütleme Saksa lambakoeraga tegelikult ta on suur koer. esimesed 2 aastat on nagu see, kus sa pead teda kujundama, kus sa mhm, pead temaga tegelema, mis on nagu väikese koeraga üldse mitte noh, nii oluline kui nagu suurt tõugu koeraga oluline, et sa pead ta kujundama, et noh, et ta ikkagi, kui sa hüüad, ta tuleb kohe tagasi ja siis sa saad temaga lahtiselt jalutada ja siis sa saad nagu kõiki asju teha. et ütleme nii, et sellel aastal, kui sa ta võtad, sellel aastal peab selle lapsepõlve jaoks, selle kujundamise jaoks aega olema. mm. et noh, no vot, see on nagu see teema. et teie ka siis sa saad nagu miljoniga selle tagasi, mis sa sinna sisse paned. jaa, seda ma usun, sest ma ei tea, vaata see politseikoer Rex ja kõik sellised filmid, kus me oleme selle saksa lamba koeraga nagu harjunud. ma mäletan ka lapsepõlves sellist asja, et isal oli siis see koer, noh siis meil oli, ütleme nii, aga siis Muki oli ta nimi vist jah, ja siis Muki alati magas isa voodi ees või niimoodi, kui isa oli kas just. ja öösel selline see saksa lambakoer on, jah. Ja siis ma mäletan, et see oli nagu nii võimas ja nüüd ma ka hiljuti nägingi ühte saksa lambakoera, kes oli nagu tohutult suur, isane oli ja ta kõndis vabalt, aga ta kunagi oma territooriumilt ei väljunud, hoidis kõiki asju kontrolli all, vahepeal mängis, siis kogu aeg kõrvad olid kikis, kogu aeg vaatas, mis situatsioon kuskil on. et ta hästi sõbralik ja kui oli vaja, siis tegi natukene paha nägu kellegile, aga muidu oli kõik chill. ja siis ma mõtlen, et okei, et tundub väga hea, et aga loomulikult. kuule, aga tead, mis üks küsimus veel millist koera on lihtsam koolitada, kas emast või isast või ei ole üldse tead sa, vahet? see on maitse asi, aga kindlasti emast. Mhm, ütleme nii, et see on hästi-hästi muutunud. kui oli nii-öelda nõukaaja lõpp või niiviisi, siis kõik tahtsid hirmsasti isaseid koeri. mhm, tänapäeval on see nagu väga muutunud. ütleme, isane koer, suur, jõuline, imposantne kaaslane. no niisugune nagu tõeline, eks ju. aga suurte ja tugevate koerte puhul sa pead ikkagi arvestama, et sa pead ennast kehtestama ka. ja sul mhm, puudub nagu võime nagu seda korda luua, nagu ei sõna ütelda, siis on igal juhul emane. mhm, et ütleme, emasega on nii palju nagu selles mõttes lihtsam, et ta on nagu noh, ta on nagu inimesele lähedasem ja naisterahvastel ma soovitan ka rohkem võtta emast koera just sellepärast, et sa ei pea nagu kogu aeg niiviisi noh, no ütleme sellel esimesel aastal olema käed rusikas, et sa hoiad nii kõvasti rihma kinni nagu noh, et ta tirib su ära. mhm. et noh.
et noh, võib-olla aga see on maitse asi ja lastele ma ei soovita isast koera võtta. Mhm. noh, et kui nagu tahad nagu no ütleme niisugune 13, 14 aastasele tütarlapsele tahad nagu võtta koera, siis see emane on seal parem, ei jaksa kinni hoida, lihtsalt ei, ei suuda neid reegleid kehtestada. Mhm. minul et on, minul on ka emased, selles suhtes meeldib, mul on 3 emast Yorki ja sellepärast, et nad õpivad nii kiiresti. ja, just, ja ma olen just. näinud isaseid Yorke ka, noh, muidugi ei ole minu enda koerad olnud, aga ma vaatan, et ohoh, et isegi kui on lõigatud koer, siis ikkagi märgistab, emastega ei ole sellist probleemi. Ja et ütleme, see on hästi suur teema, et temane ei märgista. aga ma ütlen veel kord, et see on hästi erinev, et mida kellegi hing igatseb, mm-hmm. aga emasega on lihtsam. ja, aga noh, fakt on see, et isaseid ka tuleb ja emasid ka tuleb, nii et keegi peab neid isaseid ka tahtma. et Tegelikult tahetakse isaseid ikkagi rohkem. okei okay. tegelikult tahetakse isaseid ikkagi rohkem. aga, aga mina ise kuulun emaste fännide hulka. mina ka, kuule äkki sellepärast, et me oleme kalad mõlemad. võib-olla. no mul on isaseid ka olnud, aga ma noh, ikkagi eelistan emaseid koeri. nii et ja vanemaks saades veel vähem viitsid nendega nagu võidelda. kuule, aga samas see isane koer, no ta on ikka niisugune tõeline kamraad ja tõeline partner, tal on nagu teine sisemine jõud ja väärikus. no see on jälle teistmoodi, eks ju. mõlemat on hea kogeda. no vot. Aga räägi mulle, Urve, sellist asja veel, et kui nüüd kellelgi tekib siin küsimus, et kas koerte koolitamise osas või tahaks hoopis oma astroloogilist kaarti oma koerale, noh, võib-olla või siis, endale mõlemat võib saada. mõlemad ka, no inimestele ka teed. ja inimestega no ka teen. nii, nüüd kuule, ei räägime, ole nagu, nüüd räägime teises ei ole keeles. nagu, ei ole nagu vahet, et mulle meeldib just see osa, mulle meeldib astroloogias tegelikult see osa, kust saab tagant ette teha. See nimetatakse nagu seda, et ma kontrollin kõigepealt fakte. esitan nagu küsimused, kuule, kas su elus on juhtunud see asi, see asi, see asi, see asi ja siis, kui sa küsid nagu 5-6 niisugust küsimust ära ja, ja inimene ütleb ja, kus sa tead, siis ma ütlesin, näed, kaart töötab, et nüüd võime edasi minna. aga siis on hea tunne ka, onju. no ja, et sa saad aru, et kaart töötab, jaa. sest et vahel on nii, et osadel inimestel ei ole tegelikult päris õigeid sünniandmed. Mm, vahel on nagu neid seal sünnitusmajas vahel pandud valesti, vahel on pandud nagu niiviisi, et kuidas oleks nagu kasulikum ja mõnel on isegi sünniaastat muudetud, noh, mingitel vanematel inimestel, eks ju. mhm, aga, ja siis noh, ütleme need, et kas ma sündisin 15. kuupäeval või ma sündisin 16. kuupäeval, eks ju. mhm, et kui sa tuled seal kella 12 aeg, eks ju, et mis sa siis tegelikult saad, on ju. ja, ja ja mis on nagu hästi huvitav, et näiteks nagu, et see sünnikaart ikkagi kehtib sellele hetkele, kus nagu sünniti. aga huvitav on see, et no näiteks noh, toome näite, et sul on lapsvähk, mm, noh, vähitähku just. jah. siis ma küsin su käest hästi tihti, et kes sinu suguvõsas on vähk? kas vanaisa, vanaema, sina, mees, tema vanaisa, tema vana, noh, ütleme, või on sul kuuvähis või on sul siis asendentvähis, et kunagi päris laps ei sünni niiviisi. alati peab see nii-öelda noh, geneetiline kood või astroloogiline kood, see on sealt kaardist näha, et sa võid tegelikult inimese sünnikaardist vaadata selle 7 põlve tagasi ka. Mm, noh, et ütleme nii, et vanasti öeldi, et olid head aldjad ja olid halvad aldjad, eks ju. ühed tulid valgete kingitustega, teised tulid mustade kottidega, eks ju. ja,
ja, ja, ja ütleme nii, et noh, et see, mis sealt suguvõsast tuleb, eks ju, et missugused need head asjad on ja need, mis on need ja tihti on nagu näha seda ka, et kas see nagu selle sünnikaardi järgi, et kas ta läheb nagu isaliini või emaliini, Mhm. et kust ta selle noh, kust need esivanemate planeedid peale tulevad, eks need lähevad isaliini või emaliini. näete, kui See ei huvitav. ole lihtsalt niisama, ei ole lihtsalt niisama, lapsed ei sünni lihtsalt niisama, nad sünnivad oma selle, nende oma esivanemate mustriga. jaa, vaata siin näiteks numeroloogiliselt ka täna just tegin siin suulist klienti ja lugesin, rääkisin, seletasin talle neid tema karma õppetunde, mis ta on saanud oma esivanematelt, siis ema suguvõsast ja isa suguvõsast. ja siis on ka nii huvitav. teate, mis teie kõik, kes te siin olete, siin kuulate kõrvad kikkis, siis mina alati soovitan, võtke nii numeroloogiline seletus endale kui astroloogiline. minuga te olete kõik tuttavad, näiteks kuidas Urve sinuga tuttavaks saab või kuidas sinu poole pöörduda, kuhu peaks aga mulle kirjutama. võib läbi Facebooki kirjutada. ja, Urve Lageda. ja jah, Urve Lageda, kirjutate sinna ja sa võtad vastu ka täitsa võõraid, kes pole sul sõbrad, sa tead, kus kohta klikkida ja võtta vastu neid. no selles mõttes, et ma ei võta sõbraks, aga ma saan ju suhelda. kirjutada jah, ja. ma saan ju suhelda, et kui huvi on. ja noh, ütleme nii, et tihti ongi nagu hea, et kui inimene tahab nagu midagi, noh, missugune see, et kas see on nagu lihtne kaart või see on nagu mingisugune teemakaart, et noh, et no ütleme, need on raskemad teemad, aga ütleme nii, et kui mul seal lapsel on näiteks astma Mm, ja siis ma saan nagu vaadata, et kust see tuleb või miks see saadab, et noh, näiteks need eluaegsed haigused, et miks ta saadab seda, mis mulle astroloogia juures nagu kõige rohkem meeldib, et see võtab inimestelt ära süütunde. mm. Et kui nii palju asju on võimalik nagu tähtede kaela ajada, siis pole nagu vaja ennast nagu igas asjas süüdi tunda, et miks ma olen nüüd selline. No vot, sellepärast olengi niisugune, et mul on vaja need arengud läbi teha. no vot, mina siis saan numbrite süüks ajada, nii et just, kui meil just. on 15, siis järelikult me oleme tegelikult, meiega on kõik okidoki, lihtsalt meid vahepeal need trigerdavad need numbrid ja siis me peame kohe märkama, millal me oleme miinuses. ja Just. tips, parandame ennast ära. Vau, väga huvitav selles suhtes, et aga kas sinu poole saab pöörduda ka näiteks selline inimene nagu näiteks mina, kellel on 3 koera ja ma tahaksin vaadata nii koerte astroloogilist kaarti kui enda oma. Põhimõtteliselt saab, põhimõtteliselt saab. Aga ma küsin su käest nagu selle, et mis sa tahaksid sealt teada, Mm. mis selle asja eesmärk on, et mis sa tahaksid sealt teada. Sellepärast, et mis see sulle juurde annaks. Mhm. Ma saan aru, mul ei ole seda plaanis teha, mulle piisab oma ei, aga ma kahe. lihtsalt küsingi, et noh, mis ja, see sulle juurde annaks. no eks et, siis. et, et kui sa küsid, et sa tahaksid endale kaarti, eks ju, siis inimesed teevad endale kaardi, nad mõistavad ennast läbi selle astroloogia väga palju paremini. Mm, Eriti kui sul on seal mingid haigused või mingid foobiad või mingid kompleksid või näiteks lapsepõlvetraumad, karm isa, karm ema, mida iganes. Et nagu see annab nagu selle, et sa saad nagu aru, et see pole sinu süü. mhm, Et see on sinu areng, sinu kogemus, sinu asjad, eks ju. aga, aga kui sa küsid mu käest, et vaatame, kuidas mu koer ja mina sobime, siis me võime seda teha. aga eesmärk, noh, tavaliselt on lihtsalt, mhm. noh, siis ma ütleks ka, et noh, ma isegi, ma ei tea, kommenteerige siia, kas teil on koeri või kasse, kassidele ka näiteks teeksid või? ma arvan, et pole ju vahet. ja ma arvan ka, et ma mõtlen seda, et vaata, võib olla selline asi, et kass näiteks peidab ennast kogu aeg, et miks ta peidab, miks ma temaga nagu toime ei tule või no ma ei tea, mida iganes, vaata. ma ei oska isegi pakkuda Seda välja. võib uurida, ütleme nii, ma pole teinud ekstra sellist, aga et see võiks olla,
et see võiks olla huvitav kontrollida, mis sealt saab ja mis sealt ei saa. ja, kes sul seal on paremal pool, et sa kogu aeg paremale vaatad? ma kohe näitan sulle. näita jah, sa mitmeid kordi vaatad paremale, ma mõtlen, äkki keegi sul neljajalgne on seal kõrval. vaatame, kes sealt tuleb. oi, ai, sul on pesakond. Ja need on 3-päevased. oi, miski pisikene notsu näoga. piiblikutsikud. oi, kui ma ei tea, nunnu. kuidas ma siin. ütle tere. oi, kui tere. armas. ei teagi, mitmepäevaselt kuidas ta neil teeb. silmad avanevad? Ütleme 14-päevaselt on silmad lahti. aga sul on pesakond sealsamas lähedal, et sa kogu aeg vaatad neid seal, jah? ja sellepärast ma vaatasin sinna. issand, kui armas ninanöpsu. kas sul on kõik juba broneeritud, kõik koerad või? ei, need alles sündisid. Need, nägite? need on 3-päevased. palju teid on seal või palju neid on pesakonnas? 4, 3 poissi ja 1 tüdruk. Nii. piiblikutsikud on need. no näed, siis kui keegi tahab endale piiglikoera, siis nad saavad ja selle siis piigliga. täitsa vabalt. oota, aga Väiksed. mis teised tõud olid sul lastel? Saksa lambakoer. Aga ja lastel on, ühel on Šveitsi valge lambakoer ja teisel on see Boheemia ehk Tšehhi lambakoer. nägite? nii, oi, ma tahaks ka mopsu teha. beebilõhna on küljes või? on beebilõhn, muidugi on beebilõhn. nii, oi kui armas. ja eriti head on need kõrvad. Mm. oi nii nöpsu. nüüd ma panen ta emme juurde tagasi. Pane ära, muidu tuleb lapsed usk kohe peale. just. kas teil on sellist asja olnud, et siis, kui sul on juba koer ja siis keegi kutsub, tule vaata, mul on nii nunnud kutsikad või kassipojad või mida iganes ja siis sa tuledki pärast ära kutsikas kaenlas ja see soome keeles on hea sõna selle kohta, see on see pentukuume. pentukuume, joo, vauvakuume. vauva on siis, kui on, näed väikest last, seepärast mina väldin tavaliselt väikeste laste vaatamist. et ei. nii, lähme astroloogia juurde, muidu siin tuleb, kuule, siis tuleb ui-ui-ui. astroloogia osas teadsin, minu kanalil on olnud mingi aeg hästi aktiivne selline küsimus ja eile mul tegelikult oli ühe naise sünnikaarti tegin, kellel oli rinnavähk. ja küsimus sulle näiteks selline, et kas näeb ka sünnikaardis, et on vähi nagu ma ei tea, suur tõenäosus, väike tõenäosus, kas üldse siis, et sa mainisid vaata haigusi kui selliseid? vaata, see tegelikult, seal on nagu mitu võimalust, mille alt ta võiks tulla. ütleme nii, et Mhm. sa vaatad neid planeete ja sa vaatad, et mille alt ta võiks tulla. päris tihti on see, ütleme nii, et peavad sinna tervisemajasse sattuma halvad seisud. või siis ütleme, see haigus on, noh, ütleme nii, et teistmoodi ta on raske periood elus. Mhm. ja sa näed nagu see on raske periood elus, see on raske arenguetapp elus. Mhm. et sa näed seda nagu läbi selle, et me peame tulema läbi, et nüüd mul on väga raske. et ütleme, et üks asi on vähk, aga see võib olla, võid jalaluu kukkuda puruks või mingisuguse muu asja, et see on väga raske periood elus. ja, Mhm. ja siis saab vaadata, kui pikk see periood on. kas on 3 aastat, 5 aastat, aasta, 3 kuud. Mhm. kui seisud lähevad üle, ütleme nii, planeedid lähevad jälle, noh, nii-öelda heasse suunda, onju, siis probleem on unustatud. Mhm. ja see on nagu nii, et kõik head asjad lõpevad ära, kõik halvad asjad lõpevad täpselt samamoodi ära. kuulsite jah? et noh, vot nii. et ütleme nii, et inimesed on nagu niiviisi, et nad ei usu, et halvad asjad ära lõpevad. halvad asjad lõpevad täpselt sama hästi ära kui head asjad. Mhm. et jah, et see on nagu areng, sa pead selle eh,, mulle meeldib noh, üks niisugune huvitav lause on, et sellel mehel, minu arust räägiti seda ühel astroloogia loengul, oli põlvevalu ja keegi ei osanud teda selle põlvega aidata. ja siis see põlv viis ta
nagu ühe sensitiivi juurde ja ühe arsti juurde ja järgmise ja järgmise, mille kohta ta siis lõpuks ütles, et ma poleks elus niisuguseid sõpru leidnud, ma poleks elus niisuguseid kogemusi leidnud, mul poleks elus niisuguseid arenguid olnud, kui mul poleks seda põlve olnud. Et nendesse asjadesse tuleb nagu arengutesse suhtuda. jaa, siis tead, kui huvitav, no vot täpselt. Siis no näiteks numeroloogias on ka kaks sellist numbrit, mis võivad viidata. üks number on nagu, mis väga sügavalt viitab sinna, et sul võib olla vähk, aga no mis asi on vähk? Vähi põhjus, et tegelikult see juurpõhjus on ju hoopis kuskil mujal ja sellepärast ka kaks seda numbrit seda viitavad sellele, et on seal muretsemine, suur kontrollivajadus, see on hästi palju asju on seal taga, mis näitavad, et kui sa numbriliselt lähed nagu miinusesse. ja samas on ka see, et mis sa nüüd sellest põlvest rääkisid, siis nii naljakas, näiteks need, kes on sündinud seal, no ma nimetan grupp number 7, kes on sündinud 7, 16, 25 ja grupp number 4, kes on sündinud siis 4, 13, 22, 31 siis noh, mina kuulun ka sinna, ma olen 16, ehk siis me oleme hästi sellised nagu intuitiivsed ja me oleme nagu kosmoseinimesed. meid nimetatakse sellisteks ja Mhm. meie haigused on tavaliselt tihtipeale sellised, et arstid ei leia seda põhjust, et me peaksime käima Mhm. mittetraditsioonilise arsti juures. ja no näiteks ka see, et kui sul tuleb vähk või ükskõik mis asi, noh, ma enam ei tahagi seda vähki niivõrd nagu nimetada, aga see, et kui meil on mingi terviseprobleem ja seesama sinu see põlvelugu, siis universum ju annab meile mingid väljakutsed, ehk siis, et me hakkaksime märkama seda elu teistmoodi, me peame mingid asjad läbi elama ja meie siin ka, sina 15, minul on 15 teises kohas, eks ju. aga see viitab ka sellele, et meie elu ei ole nagu meelakkumine, seal on olnud väga palju keerdkäike just meile, sulle ja mulle antud, sellepärast et me saaksime nii kaugele, et me oskaksime hinnata ka neid raskeid hetki ja me teame, et just see raske, keeruline hetk ei kesta kaua, see on lihtsalt selleks, et me saaksime mingi õppetunni sealt selle kaudu. ja me õpime ka sellega elama ja me teame, et see on lühiajaline ja õnnelik hetk on ka see, et millest me oskame ka nagu lugu pidada ja õnne tunda. et siis ega noh, see on kuradi number, ütleme siis niimoodi, aga kurat on siis ka selline kahepalgeline, vahest ta annab sulle rohkem ja vahest ta võtab sult rohkem ja nii edasi, nii et ma ei tea, on Urve sul seiklusi olnud elus või? Ja mul on elus väga raskeid hetki olnud. Vot. On väga raskeid hetki on olnud. jah, aga Et äh, ikkagi pole sa nina norgul lükanud ja pole loobunud, vaid ikkagi lipp püsti ja edasi nagu no oktoobrilaps. ütleme nii, et vaata, need halvad asjad, need annavad sulle võime mõista nagu inimesi, maailma nagu sügavamalt. Mm, noh, nagu ütleme niiviisi, et kogedes igasuguseid halbu asju, sa tegelikult ei mõista mitte kunagi kohut. noh, nagu inimestel on päris tihti komme, et vot kui mina oleks sina või kui sina, vot mis sa teed või nii. saad aru, igaühel on oma elu mm, ja igaühel on oma tee käia mm, ja, ja, ja missuguseid radu või kive ta komistab. eks ju, et sul on võimalus olla talle toeks ja mm, näidata arenguid. et noh, minu jaoks see astroloogia või koerad, et ma ütlen nagu niiviisi, et see koer on nagu minu jaoks nagu sama lugu, ma ütlen alati, et kõik, mida sa koerale koolitad, need on tegelikult needsamad situatsioonid, kus sa elus pead mingeid asju õppima. et sa nagu läbi selle kogemuse märkad, et ma oskan elus ka selle koha peal rohkem lahendust näha, on see õige sõna, mm. lahendust näha. see on nii, Mm. see on nii armas selles suhtes, et koer on ikkagi sõber ja ta tuleb ju ka meile hästi palju asju välja peegeldama. et on ju teatud inimesed, kes näiteks võtavad koera ja üldse adumata, et see koer kasvab suureks ja siis ei hakka nagu füüsiline võim, mitte võim, aga füüsis ei hakka peale, kasvatamine ei õnnestu ja ma tean ka, et on selliseid õnnetuid koeri, keda antakse ühest kohast teise, ma olen isegi võtnud kunagi varjupaigast koera ja aga, jah. aga sellega on üks niisugune teine aga. see koer ei olnudki sinna perre määratud. Usun. ja, ja see ja selle inimesega tema need, no mina ütlen nii, et nii nagu sa ei saa olla igaühega abielus, ei saa
sulle ka iga koer sobida. ja, ja ta lähebki teise perre ja ongi seal jumala õnnelik. issand, sa, Sellepärast tegelikult ei saa nagu süütunnet omada. Ei sobinud ja ta saab uude kodu, kus mõlemad on õnnelikud, mõlemad on tänulikud, et nad said kokku. mida mm, nad võib-olla mingisugune pool aastat tagasi, aasta tagasi, ei oleks nagu kokku saanud. mhm. selle kohta jälle soome keeles on üks väga hea ütlus, aga ma ütlen selle eesti keeles, et iga koer vajab kodu, aga iga kodu ei vaja koera. Just. jah. aga igal juhul on nagu nii, et et mis on, eks, et vanasti, kui inimesed elasid nii-öelda talutares, siis olid seal alati mingid loomad. Mm, Ja neid inimesi, kellel olid vanaisad või vanaemad või keegi elas maal või sul oli nagu loomadega kokkupuude, et sa märkasid läbi nende loomade, kuidas universum toimib. Siis nüüd, kus inimestel ei ole vanaemasid ega vanaisasid, kes maal elaksid ja loodusega kokkupuudet, siis jääb hästi tihti see universumi nägemine, ütleme nagu seaduspärasuse tajumine nagu jääb nagu nõrgaks. Ja mm, ka see, et tihti nendel noortel, kellel oleks vaja pidepunkti. vanasti, lapsed võtsid koera, läksid jalutama, tegid lehmale nina otsa musi, onju. Kui sul, sa said kellegi kaelas nutta. mm, vot see on see koera roll tegelikult, et sa annad selle võimaluse pinget maandada. sul on nagu see üks pidepunkt elus, see koer on sinu pidepunkt elus. Praegu, kus on nagu seda nii-öelda noorte hulgas on natukene palju seda sihitust. mhm. võib-olla ma kirjeldan valesti, aga ei, ma saan, ära üldse põe. ära tunne ennast süüdi, Urve. ma ei tunnegi, aga ma meie lihtsalt ütlen. 15 number trigerdab meid kogu aeg, meil on kõik väga chill ja me oleme veel kalad ka, väga tundlikud, kogu aeg tunneme ennast süüdi, kui valesti ütleme. me oleme täiuslikud, just sellised, nagu me oleme. jah, Just, issand, see Maia Kaate välja taga või väljaotsa, mis ta perekonnanimi, ta välja taga. välja taga ütles mulle ka nii hea kaks sellist tugevat lauset, mida ma pean iga päev korrutama, nüüd ma olen juba ära unustanud nii tugevad olid. jah, issand, ma ei mäletagi, kuidas see siis on, aga no ma ei hakka teda otsima, ma kirjutasin Whatsappi endale ülesse ka, et mida ma pean ütlema, et ma olen midagi sellist, et ma olen täiuslik just sellisena, nagu ma olen. ja ma olen täiuslik ema, et ta luges seal mingi, igasugused minu mingid karma asjad seal välja, ma mõtlesin, et joh, ei tee. et telefoni teel ja siis ta ütleski, et alahindad ennast või? ma ütlesin, no alahindan küll vahest, jah. no vot siis no vot ja siis peangi endaga tööd tegema, mis sa teed? nojah, vaata, aga mul on see elude number on 11, onju. jah. Ja see ka annab sedasama süütunnet. no annab, siis sul on kaks kahte, mis tõmbavad ju täiega kõrvad lonti ja kogu aeg on tunne, et sa pead kõike aitama, kõike tegema ja kalad ju veel pealekauba, sul on nagu vapsi selline seljakott antud, et ja siis ma arvan, et sa ennast maandadki nende koertega ja inimestega suhtlemine on sulle ju ka väga oluline veel kusjuures. jah, Ja just, siis see number just. 4 on nagu seljakott, selline telliskivi seljakott pandud selga, et küll Urve kõik asjad nagu ära teeb ja Urve teeb, nutab ja teeb ja siis läheb põmm magama, ärkab hommikul üles, sellepärast et veel nii palju on tegemata. on nii või? no ikka on jah. no vot, siis kui me leppisime Urvega kokku selle päeva, siis Urve vaatas oma kalendrit ja siis ma vaatasin oma kalendrit ja siis ta ütleb oi-oi-oi-oi-oi. temal on selline ta-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 ta, tal oli seal hästi palju asju, mis ta pidi kõik kogu aeg tegema ja siis ta ütleb, et okei, aga teeme siis sellel päeval, siis tal on ka ta-ta-ta-ta-ta-ta igasuguseid asju, mis tal seal oli, mis päev sul täna on olnud, kuule, mis sa oled täna ära jõudnud teha juba? koerte koolitus on sul olnud seal? Eee, ma valisin täna tulevast kolleegi, nii, väga põnev. aga ma rohkem ei saa sellest rääkida, lihtsalt oli täna nii-öelda uue kolleegi valik. vot nii, jah, see on riiklik saladus, et te teaksite. ei tea, kas ta on, aga lihtsalt jah, valisime uut kolleegi ja see valikuprotsess lihtsalt kestab. ja okei, aga tead, ma kirjutasin
selle MTÜ koerte klubi Estrell-Est. kuskohast see sõna Estrell-Est on tulnud? see on hästi, sellel on story küll olemas, jah. No vot. et tegelikult oli mu kõige esimese saksa lambakoera nimi Tuurel. Hmm. ja siis ma nagu tahtsin, et mulle meeldis see rell osa sealt. ahah, järgmine koer, kes pidi olema O-tähega, oli Orel. ja siis kui 90-ndatel noh, nii-öelda hakkasime sinna Euroopasse liikuma, siis ja nii-öelda sai neid, hakkasime tegema neid nii-öelda kenneleid või kasvandusi, kuidas vanasti nimetati kasvandust, täna öeldi kennel. ja siis me panime sellele kenneli nime, kui me registreerisime sinna rahvusvahelisse registrisse. alguses Eesti jaoks panime Eesti registris oli Estrell, aa, aga kuna see ei läinud seal rahvusvahelises registris läbi, aa, me Estrell-Est. pakkusime Estrella ei sobinud, sest et kuskil oli Estrella Aa, ja peab olema kolmetäheline erinevus. ja siis noh, see oli suur eestistamise, suur nii-öelda sinimustvalgete lippude aeg, siis tuli est lõppu, Estrellest. ja nii saigi. ei oleks üldse arvanudki, ausalt öeldes. No näed siis. Jaa, kuule, aga tead, mis, tõmbame otsad selles suhtes kokku mulle, et mina ütleksin niimoodi, et see numeroloogia, astroloogia on nii lahe värk. mida rohkem erinevate inimestega ma seda arutan, seda kihvtimaks see läheb. ja see, et me oleme kalad sinuga ja see, et meil on üks päev vahet ja siis me oleme mõlemad koeraarmastajad ja nii nunnu. just, just. nii nunnu, mis sa tahaksid rääkida või mitte rääkida, mis sa tahaksid öelda lõpetuseks siis näiteks nendele inimestele, kes praegu kuulavad meid, me ei ole otse küll, ma laen selle video peale siia üles Youtube'is, nad hakkavad kirjutama siia, et mida sa tahaksid soovitada näiteks või midagi öelda nendele, kes siis mõtlevad praegu esimese koera võtmise peale näiteks pikalt mõelnud ja vot ei tea, tead, ma räägin sulle, mul on olemas, ma ei saa, ma pean selle ära tooma, aga mul on olemas raamat Kutsika kasvatamise tarkusi. ma nägid, soovitan selle läbi lugeda. saite, vot, enne mingit jah, koera ei mul ei ole võta seda kahjuks siin, muidu ma oleks seda pildis näidanud. mm. -hmm. et kui te selle läbi loete, siis te saate teada, kas te tahate koera, kas te ei taha koera ja kuidas see kasvatamine siis tegelikult välja näeb. ja siis selline asi ka, et minu meelest koerte osas peaks vähemalt seda teadma, et see on vist ka äkki tõust kinni, kas väiksemad koerad elavad kauem ja siis suuremad koerad koguseliselt siis elavad lühemat aega? kas on niimoodi või? tead sa, see on natukene õnneasi, aga väiksed elavad natukene kauem, aga näiteks Šveitsi valge lambakoer, kõige pikaealisem koer, elab 15 aastat. hästi palju selles tõusus olevaid koeri elavad 15 aastaseks. see on koguseliselt ka suurem, eks ju? no ta on nagu saksa lambakoer, sama suur, aga valge. issand, kui ma just, mis värvi silmad tal on? Sinised. pruunid, ja ei ole sinised, pruunid tõeline võrgutaja. ja nina on must. nii, karvu aga jääb üldse on palju või? valge. nagu jääkaru. Karvu tuleb palju või ei tule või selline ka nii nagu saksa lambakoeral on, et selline keskmine? Ütleme nii, et tal ikka karv on samasugune nagu saksa lambakoeral, jah. ja pikakarvaline on lühikarvaline, aga pikakarvaline ajab vist isegi vähem karvu kui lühikarvaline. All right, nüüd läks väga lihtsaks see koertevalik, ma ütlen kohe. oi, no egas midagi, ma arvan, et me paneme lahka kinni, seepärast muidu ma võtan juba 3 koera vist, selline tunne. just. okei, tead, aga kallis Urve, sinuga oli nii meeldiv lobiseda, et nüüd on teate teie kuulajate kord. palun kirjutage siis Urvele otse, kui teil on nüüd küsimusi astroloogilise kaardi suhtes, kas siis oma lemmikute kohta või siis üldse teie kokku või siis ise tahate iseenda kohta nüüd teada saada. nii nagu mul on siin ennegi erinevaid astrolooge olnud kanalil, et ise tunnetage, et kui nüüd tundub, et Urvo oleks see, kes võiks piiluda teie numbrites, ei planeetidesse, sina vaatad planeeti ikka onju. ja mina vaatan jah, jah, tema vaatab planeeti, mina vaatan numbreid just. niimoodi, et siis kirjutage otse sinna Urve Lageda Messengeri, aga või kui jah,
ja Facebooki Messengeri siis. aga Mhm. kui nüüd Facebooki ei ole inimesel ja siis ta mõtleb, et aga ma ei saagi kätte siis sind. aga siis meil on niisugune meiliaadress nagu estrell.est@mail.ee. nii, oota, ma kirjutan ülesse. Est-, Estrell, estrell.est jah, at Gmail, mail.ee. ei, mail, oota, mail.ee. email.ee. ei, mail.ee. Mail.ee. just. ma ei teadnudki sellist lõppu. no vot, nüüd käime veel kord läbi. ehk siis Messengeris ehk siis see on Facebookiga seotud, on siis Urve Lageda ja siis meilile on estrell.est@mail.ee. just. saite? Right. saite, mis tahtsite. kuule, mega huvitav ausalt öeldes. mina ei tundnud Urvet rohkem kui 5 minutit enne teid ja nüüd me tunneme kõik Urvet väga palju. nii et aitäh sulle, et sa teed seda, mida sa teed. ja ma soovin, et see sinu uus, mis see oli, kas töökaaslane või? keda sa otsisid täna? valisid töökaaslast? Töökaaslast, jah. jah, et see töökaaslane oleks just selline, nagu sa vajad. ja töökaaslane saaks sinu näol hea töökaaslase, ütleksin siis niimoodi. Mhm. egas midagi, aitäh, Urvekene ja tšau. jah. tšau. tšau, tšau.